mina olen Jan Uuspõld ja loen teile loo Lendav musi. Autor Andrus Kivirähk. Aias elas herilane. Täitsa tavaline herilane, triibulise taguotsaga. Lendas puude vahel ringi, kord nakitses küpse ploomi kallal, siis võttis ampsu mahlasest pirnist. Kuni jõudis maja juurde ja lendas aknast sisse. Toas istusid inimesed ja vaatasid televiisorit. Aga televiisori ekraanil andis üks mees parajasti ühele naisele musi. Herilane jäi seda suu ammuli vahtima. Herilased ei musita kunagi. Neil pole sellist kommet. Ometi võib see päris tore olla, mõtles herilane. Hea oleks seda uuesti näha, siis ma saaksin aru, kuidas see täpselt käib. Ja palun väga, nagu tellimise peale musitas nüüd televiisoris naine meest. Herilane oli väga rahul. See on päris lihtne, arutles ta. Ma usun, et ka mina tuleksin musitamisega toime. Ainult, et kellele ma võiksin musi anda. Sel hetkel film lõppes. Inimesed tõusid diivanilt ja ema ütles lapsele. Sul on nüüd aeg magama minna, Liis, head ööd, ja andis tütrele musi. Ahaa, mõtles herilane. Mina annan ka Liisile musi. Ja ta lendas tüdruku kannul teise tuppa ning hakkas huuled torus Liisi pea ümber keerlema. Appi, kisas Liis. Herilane, ta tahab mind nõelata. Ta vehkis kätega ja kiljus ning herilane ehmus sellest niivõrd, et lendas kiiresti aknast välja. Kuid ta ei loobunud oma plaanist. Musi andmine oli talle meeldima hakanud ja ta tahtis seda tingimata proovida. Järgmisel päeval istus Liis koos oma sõbranna Birgitiga trepil ja uuris tikudoosi, milles Birgit hoidis sisalikku saba. Küll on uhke, ütles Liis ja oli natuke kade, kui herilane korraga tema juurde ilmus ja tüdruku näole maanduda üritas. Liis hakkas jälle karjuma ja põgenes tuppa. Nii palju herilasi on sellel suvel, kurtis ta. Muudkui lendavad mu ümber. Löö nad maha, soovitas Birgit. Ei, ma ei julge, vastas Liis. Nad võivad nõelata. Ma kardan jubedalt herilasi. Õnneks tuleb varsti sügis ja nad heidavad magama. Kuid musimaias herilane ei kavatsenudki magama heita. Ta oli võtnud nõuks iga hinna eest Liisile musi anda. Sügis saabuski ja kõik teised herilased suikusid unne, aga tema tiirutas ikka Liisi maja ümber ja tikkus igal võimalusel tuppa. Miks see herilane mind sedasi jälitab, kaebas Liis oma kassile. Kogu aeg keerleb pea ümber. Kass oli vana, paks ja tark. Ta mõtles natuke ja ütles. Aga võib-olla tahab ta sulle musi anda. Herilased ei anna musi, nad ainult nõelavad, seletas Liis. Sugugi mitte alati, vastas kass. Looduses juhtub igasuguseid imesid. Näiteks kassid peaksid hiiri sööma, aga mina armastan hoopis karamellikonfekke. Lase sellel herilasel endale näo peale istuda ja vaata, mis siis saab. Ning tark kass pistis suhu järjekordse lutsukommi. Olgu peale, ohkas Liis. Proovime. Ta pigistas silmad kinni ning herilane maandus tüdruku ninale ja andis Liisile musi. Sul oli õigus, hüüdis Liis. Ta andiski musi. Enam ei kartnud ta herilast sugugi. Tegi talle hoopis tikudoosi sisse pehme aseme, kus herilane sai magada. Herilasel oli seal väga mugav. Aga igal hommikul ja igal õhtul tõusis ta korraks lendu ning andis Liisile musi mõlemale põsele.
ükskord tuli Liisile jälle külla Birgit oma sisaliku sabaga. Aga Liis polnud enam sugugi kade, sest Birgitil oli ju tikutoosis ainult üks surnud saba, aga temal lendav musi triibulise taguotsaga.